Aitäh, austatud aseesimees, lugupeetud kolleegid ja kõik, kes meid jälgivad ja kuulavad. Sisuliselt arutame täna siin mitmel korral mootorsõidukimaksu seaduse kehtetuks tunnistamist ja mina olen siin puldis siis eelnõuga 592 SE. Ja ilmselt ei oleks see nii aktuaalne, kui see seadus ei oleks niivõrd vildakas ja niivõrd ühiskonda riivav ja ebaõiglane. Ja ilmselgelt on aeg öelda automaksule ei ja pöörata see tagasi. See ei ole ainult mitte ebaõiglane meie ühe maksu näol, mida me vaatame kui maksu, kui me vaatame tervikuna seda, mis see kaasa toob meie inimestele, ettevõtlusele ja inimesi koormava ebaõiglusena tervikuna, siis peab ütlema, et meie selle maksu tegijad ja pealesurujad ei saanud tegelikult vist päris täpselt aru, miks nad midagi teevad. Et siin on täna ka arutatud seda, et algselt tuldi välja keskkonnamaksu nime all kui maksu maaletooja, kes on ka siin komisjonipoolne ettekandja, rääkis sellest, kuidas hakatakse automaksuga päästma maailma ja loodust, millega plaaniti kokku korjata alguses 120 miljonit. Tänaseks on sellest summas, mida taheti kokku saada, üle 200 miljoni. Aga see, mis on tehtud meie inimestele, meie ettevõtjatele, meie peredele, see on käsitlemata kahju. Ja mulle tundub, et meie valitsejad ei ole ka täna seda tagasisidet analüüsinud, mis tegelikult on ühiskonnast tulnud. Me teame kõik seda, et meie põhiseaduses paragrahv 28 on selgelt kirjas, et lasterikkad pered ja puuetega inimesed on riigi ja kohaliku omavalitsuse erilise hoole all. Aga kahjuks meie viimased valitsused seda ei mõista või lihtsalt ei hooli, ma arvan õigem öelda, lihtsalt ei hooli sellest. Ja antud maks, millest me praegu räägime, on just see, mis eriti valusalt lööb madalama sissetulekuga inimesi ja muudab nende hakkama saamise veel raskemaks. Ja see näitab selgelt hoolimatust meie inimeste suhtes. Tegemist on ebavõrdsust tekitava maksu, ma isegi ütleks, koormisega. See maks karistab just nimelt neid, kellel on niigi raske. Räägiti sellest, et see maks on väga oluline, et me saaksime hoida keskkonda. Nüüd me aga näeme seda, ja seda kõike tegelikult tõid EKRE saadikud välja ka selle maksu arutamise ja menetlemise ajal, et me tekitame olukorra, kus tegelikult on surutud inimesi sõitma just nimelt vanemate ja loodust rohkem saastavate sõidukitega. Sellepärast, et inimestel ei ole valikut. Nad teevad selle valiku sellepärast, et selle vana autoga sõitmine on lihtsalt rahakoti mõttes odavam. Seal ei ole mingit pistmist sellega, et nad tahaksid sõita vana saastavama autoga, aga midagi ei ole teha, kui riik neid selleks sunnib. Nüüd on loodud olukord, kus uue auto ostmine on puhas luksus, sest seda saavad teha ainult jõukamad inimesed. Ja see on lisaks keskkonna aspektile löök ka tegelikult ohutusele, mida me tõenäoliselt näeme lähiaastatel. Maal elamine, ka sellest oli väga palju juttu siin selle arutelu käigus, ei võetud kuulda. Aga ma ka mõistan, kui ministeeriumi ametnikud rääkisid siin menetluse käigus, et nad ei ole tuvastanud vahet transpordi kättesaadavuse osas Tallinna kesklinnas või mõnes väiksemas linnas Eestis, siis on arusaadav, et arusaam puudus sellest, sest tõenäoliselt ei ole Tallinnast väljast käidud nende inimeste poolt väga palju, kes seda maksu menetlesid. Aga maal on vaja viia lapsi kooli, lasteaeda, on vaja tööle saada, sest tegemist on hajaasustusega, bussid ei liigu, Bolti ei ole, tõuksidega sõita ei saa, ei ole elektrirollereid või
taksosid võtta nii, nagu on linnas, ja auto on maal hädavajalik vahend selleks, et elada. Eriti suure löögi alla pandi suurpered ja puuetega inimesed, sest see maks, mis täna tuleb maksta inimestel, kes vajavad oma pere või puude pärast sõidukit, millega saab sõita näiteks 7 inimest, on ebareaalne. Me räägime automaksusummadest 600-800 eurot ja veel rohkem selleks, et 7-liikmeline perekond saaks liikuda. Ja kurioosum on veel see, et kui võtame näiteks mingi konkreetse auto, seal 2015-2016 aasta mahtuniversaali, siis see maks on ka täiesti vildakalt tehtud. Sellepärast, et sarnase sõiduki eest võid sa maksta aastamaksu 480 eurot suurusjärk või ka 51 eurot. Või auto registreerimistasu sarnase autode puhul 1434 eurot või 413 eurot, mis on omakorda tekitanud ühiskonnas sellise omamoodi tegevuse, kus inimesed kammivad sadu ja sadu autosid läbi, toksivad autonumbreid sisse kalkulaatorisse, et saada aru, mis on selle siis riigipoolse fantastilise seaduse tulemusena ühe või teise auto aastamaks või registreerimismaks. Täiesti absurd. Küll aga oleme lugenud sellest, et meil jagati toetusi ka nendele inimestele automaksu toetuseks, kellel üldse autot pole olemaski. See on üks näide jälle sellest, kuidas tegelikult riigil puudub ülevaade oma rahanduspoliitikast. Ma olen siin korduvalt välja toonud sellest, kuidas mõned aastad tagasi oli majandusministeeriumi real üle 100 miljoni euro, mis oli täiesti sisustamata tegevustega. Me räägime, meil ei ole raha. Selle aasta eelarve valguses käis valitsuses jagelemine selle üle, kas on raha gaasijaama ehituseks või ei ole. Valitsuse liikmed ise ei teadnud. Lõpuks leiti kuskilt 100 miljonit raha. Nüüd me kuuleme seda, et meil viiakse eelmise aasta eelarvest, riigieelarvest raha üle miljardi euro vahendeid, mis jäid kasutamata eelmine aasta. Ja selle taustaks on kogu aeg jutt, riigil ei ole raha. Meil on väga raske, me peame minema peretoetuste kallale, suurperede kallale. Midagi ei ole teha, raha ei ole. See ei ole adekvaatne jutt. Küll aga anname me toetusi kasutatud elektriauto soetamiseks. Palun väga. Tahad osta 4-5 aastat vana elektriauto, saad riigi poolt taotleda toetust selleks. Sobib. Ja tegemist on meil ju selgelt tegelikult sihtgrupiga, elektriautode ostjatena sihtgrupp, kes täna on jõukamad inimesed, kes ostavad need autosid ka ilma selle toetuseta, suudavad osta. Aga ei, me küllame raha kopterilt, aru saamata, kuhu see tegelikult läheb ja tegelikult ka huvitav valitsust, nagu aru saada on. Ja toetame elektriautode, vanade kasutatud elektriautode soetamist, mida nagunii ostavad tegelikult meie ühiskonnas suudavad lubada omale jõukamad inimesed. Nüüd tuleme selle keskkonnamaksu juurde tagasi, millega meile seda müüdi ühiskonnale. Siis meie automaksu maaletooja ja juhtfiguur ja esindusnägu Mart Võrklaev rääkis kogu aeg sellest, kuidas põhimõte on, et saastaja maksab. Saastaja maksab, see on meie põhimõte ja selle järgi me automaksu teeme ja disainime väga oluline. Nüüd, kus see põhimõte teil täna on? Kõige soodsam on sõita vanade diiselautodega, sellepärast, et nad on kõige vähem maksustatud autod. Või võtad mõne vana Ameerika auto, mis saastab palju rohkem kui mõni 2-3 aastat vana kaasaegne auto, mis on palju väiksema keskkonnasaastega ja palju turvalisem kui 10-15 aastat vana auto. Jälle aeti meile mingisugust udujuttu sellest, kuidas keskkonna nimel tehakse meile mingi maks, mis ei vasta absoluutselt tõele. Inimesed ei loobu oma autost, midagi ei ole teha. Eks sellega tõenäoliselt ka maksu siis
tegijad ka arvestasid, et küll see inimene ära maksab läbi häda, et liikuda on tal vaja, eriti maapiirkonnast, et küll ta maksab, nutab ja maksab, et jätab siis võib-olla midagi ostmata, midagi väga olulist, aga maksab. Ja nüüd me olemegi tegelikult saavutanud olukorra, kus kui rääkida nüüd autotöökodadega või inimestega tänavalt, et kuidas automaksu siis kehtestamine nendele mõjund on, siis vastus on ühene. Autotöökojad ütlevad, et nende klientide arvud on vähenenud, sellepärast et inimesed üritavad teha nagu 90. aastatel ja enne seda võimalikult palju asju kodus ära, mis vähegi võimalik on. Ma ei tea, vahetavad piduriklotse, õli. Kus see õli vahetamine kodus nüüd keskkonnasäästlik on, igaüks võib edasi mõelda, kus see õli jõuab. Vaevalt, et kõik see õli jõuab meil jäätmejaama. Ühesõnaga, inimesed teevad kõikvõimalikke remondi- ja hooldustöid, millega ise hakkama saavad rohkem kodus. Eks seal on ka teatud risk selle auto tehnilisele korrale, kui seda ei tee litsenseeritud töökojad. Teine grupp, mis on löögi all, on autorehvid, sest inimesed ütlevad, et nüüd venitan pikemalt nende rehvidega, et kui muidu oleks vahetanud ära, pannud uuemad rehvid, siis nüüd võetakse see risk võetakse enda ja oma pere elude arvelt, sellepärast et riik on meid sinnamaani surunud. Ja see ei ole mitte sellepärast, et inimene kuidagi tahaks seda teha, riik on ta nurka surunud ja soodustab vanade autode pidamist. Omaette aspekt, mida ma olen korduvalt siin välja toonud ja mille juurde ma jätkuvalt jään ja mida me tõenäoliselt suure kurbusega näeme lähiaastatel, on see, et sellest vanade autode autopargi suurenemisest hakkab ühel hetkel ka numbrid minema üles raskete õnnetuste ja avariide puhul. Sellepärast, et ei ole vaja väga palju mõelda, et kui me võtame 10, 15, 20 aastat vana auto või tänapäevase uue auto, siis turvavarustus ja turvalisus on hoopis paremal tasemel kui vanadel autodel. Ja kahjuks, tahame või ei taha, kandub see ühel hetkel ka meie liiklusstatistikasse üle, selles ma olen üsna veendunud ja kindlasti juhtub see kahjuks ka negatiivse poole peale. Nüüd vaatame veel, mis siis riik selle automaksu kehtestamisega teinud on. Riik lükkab oma inimesed ja ettevõtjad väga jõuliselt halli tsooni, kus hakatakse mõtlema erinevate skeemide peale, kuidas hakkama saada. Kui me vaatame statistikat, automüügi statistikat, mis siin alles hiljuti tuli, siis mida me näeme? Läti müük suurenes eelmise aastaga võrreldes sama ajaga 14,8%, Leedu müüs 25,7% rohkem eelmise aasta sama ajaga võrreldes. Aga pange tähele, Eesti sõidukite müük langes üle 56%. Üle 56%. Ja pole ju väga palju vaja otsida põhjusi, kui me võtame näiteks mõned nii põllumeeste, ehitajate, jahimeeste, teetaristu ehitajate ja üldse erinevate infraga tegelevate ettevõtjate sõiduvahendid, näiteks nagu meil on erinevad siis kastiautod, toome siin ühe Volkswageni näite, et kui tema aastamaks on circa 1000 eurot ja registreerimistasu on pea 8000 eurot, pea 8000 eurot pead maksma selle auto eest juurde, mida sa varem said osta ilma selle lisakuluta, pluss aastakulu, siis ma arvan, et me saame kõik aru, kellele see kulu edasi kantakse. Kõigile meile, kogu ühiskonnale, kõigile meile, kes me erinevaid teenuseid tarbime. Ja riik tegelikult sunnib inimesed, ettevõtjad mõtlema välja erinevaid skeeme, kuidas ökonoomitada ja kuidas sellest maksust siis pääseda, kas seaduslikul, võib-olla ka vahest natukene hallil alal kõndides. Ja huvitav oleks küsida pärast, saame komisjoni poolt ettekandja käest küsida, et kas ta on ka käinud ja rääkinud inimestega, et mis päriselt toimub. Toon mõned näite siin, et selline auto nagu Audi Q7, olen kuulnud, et on vähemalt üks juhtum, kus inimene vormistas selle auto matkaautoks, pani autole taha pagasnikusse kraanikausi sisse, käis autoregistris, vormistas selle auto matkaautoks ja sai aastamaksu oluliselt soodsamaks, kui muidu oli.
Kas see on nüüd tõesti siis Eesti riigi eesmärk sundida inimesi tegelema selliste asjadega selleks, et mõistlikult autot omada? Või siis järgmine näide, et luuakse osaühinguid, mille ainukene vara ongi 1 või 2 autot. Et selleks, et autot müüa ja mitte makse maksta, loome osaühingu, paneme auto sinna. Ja mina ei pane pahaks neid käike inimestele. Absoluutselt ei pane. Sellepärast, et kui riik ei saa aru, mida ta teeb oma maksupoliitikaga, no siis inimene peab olemagi leidlik ja vastama sellisele käitumisele. Aga kas see on ka see tee, mida mööda Eesti peaks minema, kuhu poole tahab minna? No ei tea. Mina ei taha, et meil oleks selline Eesti, kus sedasi valitsus käitub ja oma inimesi surub ja ettevõtjad surub käituma. Ja löök majandusele on kahtlemata suur, sellepärast et transporditeeninduse ettevõtete hinnad tõusevad, nagu ma juba enne ütlesin, autode müük langeb, autode hooldus läheb jälle ära põranda alla sisuliselt, kaotavad meie ettevõtted ja see ei ole see suund, kuhu me peame liikuma. Eesti majandus vajab hoogu ja aitamist, mitte pidurdamist. Aga praegu tundub vägisi, et tehakse kõik selleks, et pidurdada Eesti majanduse arengut ja hoida seda tagasi. Sellepärast, et meid juhivad kuidas ma siis ütlen, majanduse toimimisest mitte aru saavad inimesed. Aga on ka lahendus. On aeg tunnistada, et mootorsõidukimaksu kehtestamine oli viga ja ei peaks kartma seda tunnistada. Ja see on üks, ma ütleks, mõtleva poliitiku tunnus, et kui ta saab aru ja näeb, et midagi on valesti läinud, siis peab ka julgema seda tunnistada ja peab ka julgema teha otsuseid selle parandamiseks. Aga kahjuks seda ei taheta teha. Ma toon selle näite ikka kogu selle automaksu menetlemise protsessi ajal. Ma kõikvõimalikes kohtades püstitasin küsimust, et mis saab siis, kui auto varastatakse ära selle aasta jooksul või aasta alguses või aasta keskel, ei olegi vahet, või auto hävineb. Kuna seda müüdi maha kogu aeg kui keskkonnamaksu, siis on ju täiesti ebaloogiline maksta sõiduki eest aasta maksu, mis mul ära varastati. Või mul lävis ära, põles ära. Ei, seda ei saanud kuulda võtta kuidagi, sest see ettepanek tuli koalitsiooni poolt või opositsiooni poolt. Ja ei saa, isegi opositsiooni mõistlikke ettepanekuid kuulata ei saa. Mis tulemus on? Nüüd me oleme jõudnud selle tulemuseks sinna, et õiguskantsler on pöördunud Riigikogu poole ja palunud võtta see menetlusse ja see viga ära parandada. Aga raske oli seda teha siis, kui me seda menetlesime. Raske oli kuulata ja arvesse võtta. Mitte kuidagi ei saanud. Siit me jõuame jälle sinna välja, et tark poliitik julgeb tunnistada viga ja teeb ka korrektuure, kui on vaja. Aga ei, meil on teerullipoliitika. Rullime edasi. Saame aru küll, et vastata ei oska küsimustele eelnõu menetluse käigus, aga ikka rullime edasi. Et tuleb rohkem kuulata. Et see on Mart Võrklaev teile, see, et teie kui selle maksu maaletooja ideoloog, et oleksite rohkem kuulanud ka huvigruppe. Ainuks kuulamisest ei ole kasu, on ka vaja võtta teadmiseks ja talletada see, mida räägitakse. Ja lõpetuseks tahangi öelda seda, et ei pea kartma vaadata üle valesi otsuseid. Et me küll kahjuks nägime, et selle eelmise hääletuse juures midagi jälle ei muutunud, täpselt sama, nagu see olukord on varem olnud, aga ma kutsun siiski üles, et nüüd mõelge, võtke natuke aega, võib-olla peaks võtma isegi 10 minutit pausi enne hääletust, et andma veel aega natukene mõelda. Ja tunnistame siis koos selle mootorsõidukimaksu kehtetuks ja lõpetame selle jama ära ja tunnistame, et see oli üks viimaste aegade suurimaid ämbreid, mida siin valitsused teinud on. Aitäh!